Uus päev, uued ülesanded. Nagu sa näed, siis lõpuks on aeg võib-olla see motherpin ka ära viia. Harvestist on juba pikka aega mööda läinud. Aga see motherpin vedeles ikka veel puumanulles. Ja kuna hetkel on siuke, enne aasta vahetust kerge mõõnaperiood, väga palju midagi teha pole, siis leiutavad meile miskit. Nüüd öeldigi, et minge ja tooge ära. Või tegelikult pidime juba eile tooma, aga eile meil oli Taaviga muud tegemist. Et remontisime Chaser pinni. Teised alustasid sellega juba varem. Ja siis mekaanik Jason ja Taavi. Mina tõin selle sprayeri ära, mis oli samuti siin puumanulles. Parkisin selle ära, siis läksin appi neile. Suures pildis väga midagi ei teinudki seal. Mõned laagrid oli vaja ära vahetada ja uuesti asi kokku tagasi laduda, et nüüd peaks olema okei ja järgmisele hooajale valmis vastu minema. Ja motherpinniga suht sama lugu, et ega siin tegelikult midagi teha pole, et ma arvan, ta peaks olema puhas, võib-olla me peame veel korra õhuga puhtaks laskma, alt luugid lahti tegema, aga ma ei ole kindel. Ehk siis paistab, kui kohale jõuame. Saab suht pikk sõit olema, sellepärast et see asi on elukas. Jään vastuse võlgu mitu tonni, aga no suur. Ja see vist on see suurem on ju. Jah, see on suurem. Teine meil on väiksem, või peaks olema natukene väiksem. Ja kruusatee peal väga siin üle 15 kildi tunnis sõita ei tahagi, et kolistab, lagistab, raputab igate pidi. Maanteel ma arvan ka siuke mingi 25-30 on lagi äkki või. Ta on suur, oversized, mul on lokki ees Land Cruiseriga. Pani endal vilkurid peale ja tõmbas selle oversize kuradi kirjaga üles, et siis on vähemalt teada, et ma tulen tee pealt, et oskavad autot vähe arvestada minuga. Muidugi need, kes tagant tulevad, nendega läheb keeruliseks sellepärast, et sellel traktoril on ainult üks peegel. Ja see peegel näitab otse selja taha. Ja otse selja taga on motherpin, seega ma ei näe mitte midagi, mis külgedel toimub. Aga loodame, et all good ja saame hakkama ja läheb hästi ja mis seal ikka, et viime selle ära ja vaatame, mis edasi saab, et hommikul, kurat, ma ei tea, mida ma filmisin, aga ühesõnaga hommikul tegime veel irrikat ja siis nüüd oli probleem ühe veepumbaga. Siis neljakesi tiksusime seal, mina, Lokki, Taavi ja Jason. Seal oli vaja üks siuke adapter ära vahetada, mis ma ei saanudki aru. Ta ei ole nagu keevitatud, aga siin on tekkist mõrad ja sealt läks vesi läbi voolama. Ühesõnaga lekkis. Ja kuna see on surve päris suur, siis seda veeleket oli seal päris palju ka. Nüüd läks siis uus tükk. Panime sinna uued tihendid, uue silikoni kokku tagasi. Ütlesime küll teistele, et äkki võiks nagu oodata natuke nagu silikoni asjad räätud kuivuvad, aga ei. Ohhuid pandi lihtsalt käima ja öeldi, et all good. Nii et ma ei tea. Aga siuke see päevakes on, väga midagi suurt sittagi tegelikult ei tee, et homme on juba 31. ehk siis homme õhtul öösel aastavahetus 2026 tuleb. Uued tegemised, uued plaanid. Parem mina, mida iganes. Aga seekord aastavahetus tuleb ilmselt siis jah, siuke vaikne, et olen farmis. Siin nagu vaba päeva ei anta ja üks teine plaan, millest te varsti kuulete. Selle sättisin ka vähe ümber, et hetkel jah, aastavahetus farmis, ma ei tea, mis me siin muidugi teeme. Kuna iga hommik peab minema irrigation'it tegema mingi kell 6 hommiku juba, sest nagu ma ei tea, kella 12-ni üleval olla, vaatad siin rakette, kui üldse keegi farmis siin midagi laseb. Soovid kõigile head uut ja kebid magama ära, et vähe nuttu on õnne, aga no mis seal ikka, selles mõttes mina olen juba siis üleval, kui Eesti selles aastavahetus algab, nii et ajarändur, olen ajast ees. Saan eestlastele head uut aastat soovida siis, kui need korralikult pidu panevad ja möllavad seal. Et
seekord nii, järgmine aasta ehk paremini, mine sa tead, eks näis, mis järgmine see aasta lõpus üldse saab. Aga jah, mis ma ikka jutustan, katsun selle pika sõidu kuidagi edukalt üle elada, et see on alles algus, ma ei ole veel mitte kuskile jõudnud, ma olen veel sitaks minna. Nii nagu kõik ülejäänud imelikud päevad, kui mitte midagi teha pole. Täna ka lihtsalt öeldi, võtta pagi mine sprei kuskil, sest et siin on see spreiliik taga. Kannan siin, et mine vaata, kus saad seal sprei, aga ütlen avast, siin ei ole väga midagi spreida. Midagi olulist, seega ma teen lihtsalt lõbusõitu. Avastan farmi, vaatan viljapõldudel, kus on sead käinud, mis on sead teinud. Suht siuke igapõks. Mõtled küll, et sellega on lahe sõita. Suuremaga võib-olla ongi. Väike ei ole väga hea, ta ei ole üldse stabiilne ka, sellel on midagi pekkis, ujub täie pasaga tee peal, nagu ikka väga jõhkralt. Seega põhjagaasiga väga hullult sõita ei taha. Ja 65 on maks ka. Et kui kiivritega midagi pole, siis suure tuulega ikkagi ei ole väga mugav siin istuda. Et oleks mingi krossikiivri või siis oleks normaalne, võiks isegi suurega täiega pähe anda. Aga ega siin väga midagi polegi. Käigu sisse ja lähed vaatad, või kus mis on, kes on lambidiks. No millega tegeleme? Tegeleme sellega, et ma ei tea, kes sa näed, aga ma olen seal kopa vahel üks vana veekeit, mis tuleb panna sinna treileri peale. Ja just see betoonjama tuleb ära vedada ja igast sitta. Ühesõnaga siuke farmi koristamispäev jälle. Vaatame, kuidas läheb selle pasamaast üles saamiseks. Läks päris kaua aega, sellepärast, et see on siuke kopp, mis käib siis lahti ja kinni. Kuigi me mõtlesime, et ma oleks võinud kohe frontloaderi võtta kahvliga. Aga nad ütlesid, et kasutage seda, nii palju saate. Ilgelt lärmakas pill on. Kõik aknad on lahti, sellepärast, et see kuramuse kliima ei tööta ja siin on rämedalt palav. Aga esimene koorem on viidud. Nii nagu ütlesin ka, mingisugune vana veekeit, siis mingi kuradi metalltorusid, mingid muud siit pahna. Siin tuleb normaalne hüpekas kohe. Ai. Aga jah, koristame siit mingit soga. Teeme tippranni. Kõige lemmikum osa on ju. Ega viimane päev siin farmis. Suur saladus, piigripiil. Et kuhu edasi saate varsti teada. Ilmselt selles samas videos saategi teada. Aga lähen siit farmist lõpuks ära. Aitab küll, tööd on tehtud, vaeva on nähtud, raha teeritud. Tunnen, et on aeg edasi liikuda. Sain ühe päris hea pakkumise päris kaugele siit. Aga ma arvan, et see on seda väärt. Uued kogemused, uued kohad, uued inimesed. Et hakkan homme liikuma hommikul ja eks siis vaatame jooksvalt, et kui kiiresti, kuidas, millal ja nii edasi, kus ma vahepeal ööbin, kas ma elan autos, kas ma elan majutuses, palju see kuramuse kõik mul kokku maksma läheb, sinna läheb kütet ikka rõvedalt. Aga mis seal ikka, elu on seiklus ja teen ära selle lolluse. Et täna viimast päeva siis me oleme veel minna, kütame selle väikse keissi kullu ja jah, nii ongi. Ma praegu rohkem ei seleta, sest et siin on nii räigelt närmakas, et sittagi kuulda ei ole ja ma unustasin enda mikrofoniga koju, nii et võib-olla see oleks päästnud. Daily mission number, ma ei tea, 4-5. Oi, maha ei kukku. Ühesõnaga vana veekanalisatsiooni toru. Kaalub suht räigelt, siin on see keit ka otsas veel. Vaatasin, et väikse traktoriga on suht mõtet, võtsime frontloaderi, Taavi on ees. Tõstsin talle ka ühe toru sinna haagise peale. Suht nibin-nabin kuidagi saab peetud seal. Aga seal ikka. Ma räägin, see viimane tööpäev on nagu ta on siuke, et käid ja lohistad ühest farmi otsast teise mingit sitta. Seal on üks vana auto, ma mõtlesin, ma keeran sellega katta selle pärast. Ma juba enne selle teise traktoriga vähe müügisin teda, niisama igavusest. Aga sellega on nii ägedam, siin on ju kahvel praegu küljes, sellega saab läbi hakan sõita. Kätte on jõudnud siis laupäev.
ja enam ei olegi nii väga hommik. Et mul oli plaanis hakata farmist ära liikuma hommikul, aga selle plaaniga läks nagu läks, et asjaolud muutus natukene. Ühesõnaga, eile oli siis viimane tööpäev farmis. Lõpetasin suht hilja isegi, mingi 7 paika õhtul äkki, et mul oli vähe probleeme. Ma koristasin seal neid asju ära ja siis ma vedasin ühte betoonkonstruktsiooni, mis siis kukkus mul maha ja läks katki. Nii et ma pidin õhtul veel seda hakkama seal maast üles korjama ja puhastama, et tee peale igasugune pask ja läbu maha ei jääks. Ja lõpuks, kui ma tagasi jõudsin, siis tehti siuke meeldiv üllatus, et ülemus siis manager ja teised töölised tulid siis kõik meil sinna Tonga juurde. Et jõime mõned õlled, päris siuke meeldiv. Mina omalt poolt tänan neid kõiki, et väga meeldiv ja lahe kaader. Ja lõime käed, et võib-olla kunagi veel kohtume ja võib-olla tulen veel kunagi siia farmi tagasi. Mine sa tea, et harvesti hooajaks võiks see täitsa tulla. Eks seal on mingeid siukseid asju, mis tuleks kindlasti läbi rääkida, aga iseenesest mine sa tea, jah. Rahvas oli selles mõttes äge ja ma ütlen, et mulle väga meeldis siin olla. Et natukene oli ikkagi kurb ära tulla. Oli plaan, et ma lähen täna veel Puumanõulasse ka, olen Loki juures seal veits tiksun, et võib-olla oleks isegi sinna ööseks jäänud ja oleks täna RSL-is käinud. Aga siis ma hakkasin mõtlema, et kui ma nüüd täna ka lähen kuskile pubisse, siis ma ei hakka ju homme ka sõitma. Et siis mul on homme ilmselt halb olla ja siis ma magan jälle pool päeva maha. Nii et ma ikkagi arvasin, et ma hakkan siis täna natuke hiljem sõitma, aga vähemalt ma ikkagi hakkan sõitma. Ja nüüd ma olen sõitnud ära 76 kilomeetrit Warrenist siis. Panin seal paagi täis, ostsin endale vett asju kaasa, nagu sa näed. Autos tekid padjad, külmkapid. Et nüüd siis vaikselt liigun ja minu esimeseks sihtpunktiks on Broken Hill, mis on siis mingi 7 tundi sõitu või äkki midagi sükest. Ja puukisin endale sinna majutuse, sellepärast et ma ei ole hetkel jõudnud veel endale autosse madratsit osta. Ja ilma selleta on suht ebamugav magada, et ma ei viitsi hakata siin mingit kaskadööri mängima ja mingi eesistmel magama. Nii et tänaseks majutus sain veel mingi discountiga, üks tuba, kõige odavam oleks olnud $66 või 67 midagi sükest. Ja ma võtsin sellest kõige odavamast siis järgmise, sellepärast et seal on mul juba endal siis king size bed ja enda isiklik vannituba. Et selles odavas toas oleks siis olnud jagatav vannituba, et mine kuskile suurde koridori ja jaga koos, ma ei tea, kõigi teistega, kes seal siis elavad. Et ma nii päris ei viitsi, mul on hea, kui ma siin õhtul mingi, ma arvestasin ise jõuan äkki mingi 8:30. Et siis oleks hea, lähed viskad oma spordikotti voodi peale, käid pesus ära ja siis saad tiksuda seal rahulikult. Et hommikul ka veel käiks pesus, vedeleks natuke, teeks endale ühe kohvi ja siis kütaks edasi. Et tänane plaan on siis Broken Hill, homne plaan Adelaide. Adelaide'is on eestlaste maja, kuhu tahaks kindlasti minna. Seal on see odav ööbimine ja nii edasi. Aga hetkel olen siukses kohas nagu Nüngan. Ma ei tea, kuidas seda hääldama peaks. Aga vaatasin, siin on mingi see Toyota esindus ja seal oli see nimi peal kirjas. Mõtlesin, tegin siukse hästi kiire pausi, käisin pissil, võtsin oma mikrofoni. DJI Mini, soovitan kõigile, päris edev asi ja päris hea asi. Et hetkel mul seda svammi siin otsas pole, sest need on ühes teises kotis, aga ma ei viitsi seda praegu otsida. Aga no vähemalt helikvaliteet on parem kui ilma mikrofonita. Vot, aga pikka luba pole. Paneme edasi, vaatame. Tee peal ilmselt siin midagi väga huvitavat, väga põnevat ei ole. Kui tekib, siis kindlasti näitan. Ja ma arvan, et järgmiseks juba näete siis seda pinget väikest majutust, mis ma endale tänaseks võtsin. No nii, nüüd on mingi 215 kiltsa sõidetud ja sõitsin teisest asulast läbi, et peale seda, mis eelmine oli, et mingi Kobar. See oli üks kohtadest, kus mu ülemus ütles, et sealt sõida läbi, et ära sinna ööbima jää. See pidi olema siuke veider koht, kus on siis mingid muud rahvust peale austraallast.
ja nad vist ei ole kõige sõbralikumad inimesed. Vähemalt niimoodi jutust aru sain, et see on veits kahtlane rajoon, et ei ole soovituslik seal ööbida. Aga iseenesest mõjulinn tundus päris siuke ilus. Ei saa öelda, et mingi siuke päris hulgas oleks olnud. Kuigi jah, algul kui sisse sõitsin, siis seal oli mingi siuke vana söekaevandus äkki või, mis oli siis suurelt selle linna nimi veel kirjas, et see nägi siuke normaalne scary movie mingi võtteplats välja. Aga linn ise muidu siuke jah, põnev. Et pubi ees oli väga pull siuke tuhkise see õllepudel. See oli reaalselt äkki mingi 5 meetri suurune ja see oli seal maja küljes kuidagi. Et see nägi päris äge välja. Mõtlesin, et teen pilti, aga mõtlesin, et sõiduaeg on siit teha. Ja ma ei viitsinud seal seisma jääda, et sõidan edasi. Mul on veel jäänud, ma kohe ütlen sulle 4 tundi ja 40 minutit minna. Siin tuleb veel mingeid asuleid, et kuskil me ilmselt peame mingi väikse pause tegema, midagi süüa endale vaatama. Sest et ega ma tegelikult täna suurt sittega söönud ei ole. Ostsin endale esimesest tanklast Warrenist sükse jääkohvi, üks lemmikutest mul. Ja jah, muud väga polegi, et mul külmkappis on ka veel mingit näkse asju. Krõps on mul ja igast muud kola. Et ma loodan, et see pilt väga räigelt ei raputa ja mind on normaalselt kuulda ka, et ma panin telefoni siia rooli kõrvale hoidjasse. Tundub, et praegu nagu võiks okei olla. Ja jah, mis seal ikka, et vaikselt läheme. Et siin oli muidugi suurelt silt ka väljas, enne kui ma asulast välja sõitsin, et järgmine 160 kilti on ilma ühegi tanklata. Et põhimõtteliselt pead olema valmis selleks. No, Warrenist hakkasin täispaagiga tulema. 217 kilti on sõidetud hetkel. Aga mul veel on kütet küllaga, üle poole paagi. Et no, selles mõttes auto on suur, mootor on suur, bensukas, 4 vedu. Katusepoks on peal tagasi, see on asja täis, terve auto on asja täis. Pluss see tee on suht sükke üles-alla terve see aeg. Ma arvasin küll, et siin pool võib-olla nii palju ei ole, aga ikkagi suht reitsilt on. Ja hästi palju pikka sirget kogu aeg. Et no, siin ongi jälle automaatkast, vahetab käigu alla, mäest üles, siis läheb alla tagasi. Aga ma ei kujuta ette, palju ma paagitäiega sõita saan. Eks ma teen mingi endale kerge statistika ikka, ma tahaks teada, palju ma siis sõita saan. Siin on mingid kuradi loomate ääres. Nendest mulle räägiti kitsed. Et siin püüdi üli palju kitsesid olema, et ära sisse sõida. Eks pimedas on võib-olla sketšim see asi, praegu on nagu normaalne veel. Et kell on mul siin 3 läbi 50 minutit. Kell saab 4 siis kohe. Ja jah, ma ei tea. Hetkel on all good. Siuke mõnus. Kuulen muusikat ja tiksun ja Starlink töötab hästi neid kogu aeg olemas. Nüüd mõtlengi, et kuidas siis sõitu sisustada, et ilmselt teen siin mingi videokõne vanematele, emale, vanaemale. Võib-olla räägin vennaga, sisustan aega kuidagi, et muidu läheb see sõit kuidagi maru igavaks. Et muidugi mul on see suur head unit ka nüüd Androidikas, et ma saan siit mingid videod endale taustaks käima panna ja neid ka vahtida. Aga no näis, aega on selle asjaga tegeleda. Kord teid kitsesid on tõesti nagu ülipalju. Ma arvasin, et nagu mõnes kohas, et no, praegu on paha näidata, mul on esikaamera, aga põhimõtteliselt teeküljed on hästi laiad, enne kui puud algavad. Ja see on siin mingid siuksed augud ja väga kummaline maastik. Ja see on need mägikitsed äkki või? Neid on siin ikka on väga-väga palju. Vot, aga mis seal ikka? Vaatame järgmise asule ka üle, mis seal on ja äkki igaks juhuks tangime, et nii nagu mulle öeldi, siis mõistlik on igas tanklas tankida. Aga no, praegu ma lihtsalt vaatasin, et mul on veel kütet nii palju ja ma tean, et järgmine tankla tuleb varsti. Et no, siin 160 kilt sees mul on juba järgmine koht, kus ma saan tankida. Et siis ma hetkel ei muretse, et see on veel safe. Jap, aga vaatame, mis edasi. Väike õhtusöök ka siia siis. Vana hea McDonald's. Pole tükk aega võtnud, sest et meil Warrenis ei olnud Mac'i. Ja ma vist Sydneys ka ei jõudnud mitte ühtegi korda Mac'i. Et olen jõudnud Broken Hillsi.
teen kiire söögi, käisin poes, ostsin vett ja asju ja siis lähen otsin oma majutuse üles. Jõudsin lõpuks enda majutusse ka. Et sõitsin täna umbes mingi siuke 700 kilti umbes, äkki. Jah, ma päris täpselt ei mäletagi. Aga jõudsin Broken Hillsi mingi 7:30 äkki juba, kuigi ma ise arvestasin, et ma jõuan hiljem. Et tundub siuke päris ilus koht olevat tegelikult, et tee ääres oli päris palju huvitavaid kohti, kus oleks saanud ka ööbida ja noh. Aga kuna mul oli juba koht bookitud, siis ma ei hakanud enam midagi tühistama. Seega tulin ikkagi siia, kus algselt plaanis oli. Et suht siuke okei tuba isegi. Üks tuba, king size bed. Ja jah, mis siin ikka, duširuum ja telekas ja et homme hommikul siis tuleb jälle mingi aeg püsti ennast ajada. Siis vaatan, võib-olla käin Broken Hillsis kuskil juuksuris ära. Ja siis on plaan sõita Adelaide'i, mis peaks olema mingi 5,5 tunni kaugusel, et läheks vaataks seal selle eestlaste majaga üle. Aga näitan sul seda tuba ka natuke. Ära pane tähele, siin on veits juba segadus, sest et ma tõmbasin need voodikatted lihtsalt maha. Tossud panen siia, tuled uksed sisse, kliimapult on ju, 2 sükest väikest tuld, siis üks sealt töötab, teine mitte. Siin on need väiksed nurgaseks lauad, saad oma asju sinna panna. Televiisor, mu segamine laud, minu asjadega spordikott. Seal on siuke väike nurk, kus on veekeedukann, külmkapp ja sort muud midagi, mingi voodipesu veel ja asju, et seal oli paksem tekk. Ja jah, põhimõtteliselt 2 sammu ja siis jõuad siia vannituppa. Vannitoas on siis üks särk, sest ma panin enne paar külma pudelit spordikotti ja need olid nii külmad, et tegid särgi mereks. Ma panin siia särgi kuivama. Aga vetsupott, kraanikaus, siin muidugi peale šampoonid asjad hotelli enda poolt ja siis dušinurk. Aga ütlen ausalt, siin oli probleem sellega, et käisin pesus just enne ja ei saa normaalset temperatuuri regullida. Et paned sooja peale, siis läheb kohe tuli kuumaks. Nii kui natuke tagasi keerad, on jääkülm ja see nagu muutub nii räige delay'ga, et on külm ja siis ta mitte ei lähe rahulikult soojaks, et saad ära pesta, vaid see läheb nagu hetkega tuli kuumaks. Ja täpselt samamoodi vastupidi. Keerad külma peale, no ei lähe külmaks, tuli kuum ja siis järsku on täiesti jääkülm. Et veits idiootne. Vot, aga mis seal ikka aitab tänaseks. Ma arvan, siit ei tule midagi huvitavat, mida vaadata. Nii et teeb väikse mingi YouTube'i ja läheb magama ära. Mõtlesin, et ma veits räägin võib-olla sellest ka, mis koht see Broken Hills üldse on ja palju see hotellituba maksab. Et siuke pisike hotellituba, ma ei tea, palju siin ruutust on. Aga sain selle bookingu äpist ja maksis üks öö siis $77, mis on minu arust päris hea hind, suht odav. Et suht vaikne, aga no siin ongi see, et ma võtsin siukse normaalsema toa, kus on nagu vannituba ka juba toas sees, et siin oli ka väiksemaid tubasid, kus oli hind veel odavam, mingi $62 äkki öö ja põhimõtteliselt seal on need 2 voodit ja mingi laud ja ongi kõik. Et siis pead käima siin ühiskasutatavas vannitoas asjades. Et seda ma ei viitsinud, siis ma mõtlesin, ma pigem maksan natuke rohkem, et saan normaalse toa. Ja siin siuke ringikujuline maja on. Et ringi keskel on bassein ka. Käisin korra, pissin varba vette, tundus suht soe, aga kui enda tuppa ära jõudsin, siis mõtlesin, ma olen liiga väsinud, et sinna minna täna. Aga muidu Broken Hill on siuke suht väike linn, mingi kaevanduse teemaga suht siuke populaarne, et siin vist mingi hullult tuntud selle poolest, et siin need kaevandused asjad on. Ja siin on mingi 17 või 18 000 inimest elavas ja see on siuke mingi hullult see karavani ja siuke reisijate sõbralik linn, et igal pool on need sildid ka ja hästi palju on need karavanparke.
et siin oligi mingi Broken Hill Outback Resort oli linna ääres, üliilus koht tundus, keegi tahab, võib guugeldada pilte vaadata. Et see oli küll siuke, kus ma mõtlesin, et davai, ma lähen. Seal oli nagu üliäge pubi, nagu väga ilus nägi välja. Aga kell oli suht palju, pluss sealt pubist oleks pidanud kuidagi moodi pärast saama enda hotelli ja see hotell on siin mingi 10 minuti sõidu kaugusel, aga ikkagi, et pigem ei viitsinud. Ja jah, ütleme, et see linn ei ole nüüd väga suur ja siin ei ole väga palju midagi teha, aga kui sa oled läbisõidul ja sul rohkem aega on, siis suht ilus koht ja kusjuures ma Mapsist nägin, et siin peaks olema kohe lähedal mingi siuke koht nagu Mad Max teise osa muuseum. Ma ei tea, kas selles filmiti siin või? Peaks ise ka uurima ChatGPTist, et mis värk sellega on. Tere hommikust! Päev 2. Hakkasin hommikul siis Broken Hillist liikuma jälle. Öö oli suht mõnus, ma ütleks, ülihea oli magada. Kui välja arvata see, et seal see duši probleem oli, siis tegelikult oli nagu väga aus koht, kus ööbida. Hotelli teenindajad väga sõbralikud, hommikul läksin võtit ära viima, ajas me juttu veel, küsis, et kas kõik oli hästi ja nii edasi, siis mõtlesin, et teiga oli väike mure. Siis vabandasid, ütlesid, et üks teine inimene oli ka midagi öelnud selle kohta, et nad kindlasti vaatavad ja tegelevad sellega. Aga ma ütlesin, et ei, pole viga, et sain pesus käidud ja kõik on all good. Siis ma mõtlesin, ma käin juuksuris ära, aga kuna täna on pühapäev, siis nii vara hommikul ei olnud veel midagi lahti, et ma hakkasin liikuma mingi 8:30 juba või natuke hiljem. Käisin tanklas, panin paagi uuesti täis. Selles mõttes mul paaki ei olnud veel tühi, aga nüüd ma teen siis seda taktikat, et ma tangin põhimõtteliselt igas tanklas. Just in case. Et praegu ületasin siis osariigi piiri, jõudsin siis Lõuna-Austraaliasse ja liigun Adelaide'i poole. Et kokku on mingi siuke 5,5 tundi sõita vist, millest ma olen juba mingi osa ära sõitnud. Ja hetkel ongi tee siuke, et põhimõtteliselt jälle üks pikk sirge. Terve selle aja, mitte kuskile keelama ei pea, oli ka suur silt Broken Hillist välja sõitis, et järgmised 200 kilomeetrit ühtegi tanklat jällegi pole. Et valmistu selleks. Õnneks tankasin ilust ära ja kõik on okei. Et nüüd siis joongi jälle oma jääkohvi, kuulan muusikat, praegu suht mõnus ikka vibe. Kell on mingi, mis ta meil on? Kell hakkab 11 saama. Ja sain Martini käest siis selle Adelaide'i Eesti maja mingisuguse kontakti ka. Seal see mingi meesterahvas majandab sellega, kirjutasin talle igaks jõuks. Et oleksin tulemas ja kas seal saaks ööbida ja nii edasi, kuigi ma ei tea, kas see on vajalik, et võib-olla lihtsalt tasub või piisab sellest, kui uksest sisse astun. Aga no näis, ühesõnaga sõidame täna Adelaide ära. Vaatame, äkki saab seal juuksuris käia. Siis tegelikult ikkagi peaks igaks jooks endale madratsi autosse ostma. Et ma mõtlesin korra sellele, et ma lähen juba Broken Hillis Kmarti. Aga samas ma jõuan täna nii mõistlikul ajal Adelaide'i, et siis tegelikult ma võin seal ka ringi kolada, et pole üldse probleem. Et ma täpselt ei teagi, mis kell ma sinna jõuan, aga minu arust mingi 2-3 päeval juba või. Kilomeetrite mõttes ma sõidan täna mingi 550 kiltsäkki. Võiksin nagu ajaliselt rohkem isegi sõita ja kuskile veel kaugemale minna, aga kuna sõbrad ja tuttavad ütlesid, et see Adelaide eestlaste maja on täpselt siuke, et võib-olla sa elus ei satu teist korda sinna. Et mine sa tea, võib-olla mul hakkab seal läänest niimoodi meeldima, et ma ei tulegi enam siia poole Austraaliat. Seega lähme ikkagi, käime läbi, vaatame, mis seal on, näeme võib-olla uusi huvitavaid inimesi, saab võib-olla mõne uue tutvuse. Plus, seal on üks asi, mida ma kindlasti tahaks teha. Mina kui siis õllearmastaja tahaksin juua Eesti õlut vahepeal. Et seal vist müüakse Aleksandrit, kui ma ei eksi. Teisi häid Eesti õllesid seal kahjuks pole. Aga asi seegi.
võiks ju võtta õhtul mingi 1-2 õlut ja oleks jälle tükk mõnus tiks. Ja jah, ega siin muud suurt polegi. Praegu on suht siuke kõrbe vibe, et suur tühjus ümber ringi. Täpselt siuke, ma ei tea, mõnest filmist tuttav koht. Sorry, mul sõnad jälle kuradi nii sassis, sest et hommik on. Ja pidin uurima selle Mad Max 2 muuseumi kohta ka, et mis endast täpselt kujutab, aga mul läks eile meelest ära, nii et eks ma varsti vaatan, mis see Google või ChatGPT mul ütleb. Saan ise targemaks, saan võib-olla teile ka midagi targemat öelda. Aga noh, muidugi mul endal aega ei olnud sealt läbi käia. Võib-olla ajaliselt oleks olnud ka aega, aga ma ei tea, ei tunnud, et see mind väga niimoodi kõnetaks, et võib-olla leia midagi lahedamat, mida külastada, kus läbi käia, peatuda. Aga no hetkel küll vaatan otse ette ja ma lihtsalt näen pikka lõputut sirget. Täpselt samamoodi mäest üles, mäest alla. Aga kitsesid on siinpool vähemaks jäänud. Et eile, kui ma tulin ikkagi sealt Warreni poolt ja olin kuskil poole tee peal, siis hakkas see trall pihta ja kuni Broken Hillini välja põhimõtteliselt. Siin tundub suht okei praegu. Mõni üksik känguru laip on tee ääres. No neid on minust igal pool. Aga kui minna nüüd sinna Warreni poole tagasi, siis seal minu näest oli nagu iga 100 meetri tagant mingi mitu tükki nüüd. Nii et vaatame, kuidas see päev läheb. Väike vahepeatus vahepeal sõidetud oma jagu jälle Adelaide'ini mingi 1,5 tundi jäänud. Leidsin mingi parkla tee juures. Aga vetsu siin polnud, nii et läheksin põõsasse, siis väga vähe sirutan ennast ja siis kütame edasi, mis seal ikka. Äkki nüüd jääb. Enne panin kaamera, siis see kukkus külili, nii et teeme siis uuesti uue klipi. Aga, tea, kus ma seda mikrit hoian. Mulle ei meeldi seda särgi külge eriti toppida seega. Ma ajan seda näpu vahel. On natuke parem. Aga, mis siis kokkuvõttes öelda oskan? Olen hetkel kuskil tee äärses tanklas. Tankisin just in case sellepärast, et öeldi, et pane igas tanklas paak täis. No, kui on võimalus, siis miks mitte ja hoian paake kogu aeg täis. Siis ei teki seda mure, et kui tuleb mingi pikk sirge nüüd, ma ei tea, 200 kilti otsa, et siis järsku peaks kütte otsa saama. Et mul läks keelt mingi 17 liitrit praegu peale ka. Et eile siis tegelikult sõitsingi Broken Hillist Adelaide'i. Adelaide'is siis käisin eestlaste majas. Et seal ma küll ei filmid mitte midagi. Mul võib-olla on üks pilt sellest saalist, mis seal oli, aga no vaatan, kas ma panen selle siia või mitte, et ega see ka mingi hea pilt ei olnud. Ühesõnaga eestlaste majas suht siuke normaalne koht, võiks öelda. Et suhtlesin seal selle, ma ei teagi, kas ta nüüd selle koha omanik on, aga üks põhivendadest, kes selle asjaga tegeleb, siis Toomas, vanem meesterahvas, elanud terve elu Adelaide'is, räägib siuke inglise eesti keele segu siis jah, et oskab nagu eestikeelseid sõnu ka, et ikkagi jutu käigus toob välja mingid eestikeelsed väljendid, aga suures pildis räägib inglise keelt ikkagi. Et väga siuke meeldiv vastuvõtt oli ka, läksin sinna kohe pubisse, $10 töö ja valas mulle pitsi, tervitusnaps, siis pealekaks anti siis hapukurgi vedelikku, et siuke Eesti laks kohe on ja kuna seal ikkagi oli pubist võimalik siis osta Eesti õlut, Aleksandrit, siis ma kasutasin seda juhust ja seda ka tegin. Et tegelikult tiksusingi terve õhtu all pubis, ajasin kohalikega juttu, et seal käisid Austraalia inimesed siis mingit steiki söömas äkki või, et pühapäev pidi olema neil seal mingi barbecue päev. Et siis rääkisin nendega seal. Pubi teenindaja oli siis mingi tüdruk. Ma pean häbiga tunnistama, et ma ei mäleta, mis ta nimi oli. Aga sai temaga veits räägitud, tundus ka siuke sõbralik, tore inimene. Tal vist juba teine aasta jooksus, nagu mu aru sain tast. Ja siis tegelikult enne, kui ma üldse Adelaide'i jõudsin, siis ma kirjutasin ühele teisele inimesele, Magnusele, ma ei mäleta, mis ta perekonna nimi oli, aga öeldi, et kirjuta talle, et ta majandab seal ka, ta oli välja, et teda enam seal ei ole. Naljakas lihtsalt oli see, et ta kohe, ma saatsin talle voice clipi ja ta tundis voice clipi järgi ära, et ma olen see vend, kes mingi YouTube'i teeb, siis ma olen nagu, vau, okei, see on päris huvitav. Aga jah,
siuke pikk jutujada jälle, et võtame need päikseprillid eest ära, vaatame. Me oleme sõitnud siis praegu, no ütleme 2 päevaga, 1350 kilomeetrit. Täna on 3. päev. No nüüd ma olen veidi sõitnud, sest et ma sõitsin aja. Sõitsin Adelaidest juba välja. Oli siuke late start, sest et eile sai seal pubis suht oma jagu istutud, õlut joodud, kaarte mängitud. Et siis hommikul ei viitsinud vara ärgata, aga panen siit kohe autost endale navi käima. Ja siis ma ütlen, palju mul sõita jäänud on. Täna sihtpunkt on siis Ceduna. Siuke väike linn, ookeani ääres. Peaks olema seal suht odav ja okei ööbida, ma arvan. Tean, ma kavan kaamera vaatavälist veits ära, aga mis siit siin nüüd on, kes kuradi puud segavad või mis värk. Starlink millega pärast ei toiminud väga hästi. Okei, nüüd tuli. Vaatame. 6 tundi on sõita veel. Kilomeetreid 600. No jah, et õhtuks, mis ta näitab, 19.46 peaksin jõudma Cedunasse. No võib-olla jõuan pisut varem. Vaatame, palju neid pause asju veel teen. Aga kindlasti öeldi, et üks koht enne suurt pikka sirget on Port Augusta. Ma ei tea, kuidas seda häälda, ongi Port Augusta või Port Augusta või midagi sükest. Et seal kindlasti paak 100% täis ja siis kütad pika sirgega. Ma ei kujuta ette paarsada kilomeetrit. Mainin siis ikkagi selles videos ära, kuhu ma lõppude lõpuks lähen. Kes seda videot siiamaani on viitsinud vaadata, siis teie saate teada. Kes ei ole viitsinud vaadata, saate võib-olla järgmises videos teada. Aga läksin siis ära enda endisest farmist, mis asus siis Warrenis, New South Walesis. Ja sõidan nüüd siis paar tuhat kilomeetrit Lääne-Austraaliasse ja lähen sellisesse kohta nagu Esperance. Väike sükke linn, ookeani äänes, ilus koht, valge liiv, tüünid, särgid, värgid. Et sain sinna ühte farmi väga siukse asjaliku pakkumise ja lähen siis vilja külvama suure traktori peale. Et kes võib-olla traktoritest rohkem teab, siis saan siukse aparaadi nagu 8RX või? Kui ma õigesti ütlesin, jah, 8RX peaks olema see 4 lindiga traktor ja see peaks olema siis täitsa tuttuus, et see farm oli vahetanud kõik tehnika tuttuue vastu välja. Vot, aga täna ilmselt ööbin jälle mingis odavas bookingus, sellepärast et ma olen liiga laisk, et autos magada. Või mitte seda, tegelikult vaatasin siin lihtsalt temperatuure ka, et kui öösel on ikkagi siin mingi 20+, ütleme 30 kraadi sooja, siis siin autos magada on suhteliselt reits. Sa võid ju aknad alla lasta, aga see on liiga palav. Et see on ka üks põhjus, miks ma praegu ei ole autos maganud. Eile ilmselgelt eestlaste majas $10 öö siseruumis, miks mitte, palju mõistlikum kui autos magada. Ja see esimene öö Broken Hillis oli sellepärast, et saaks lihtsalt ennast korralikult välja puhata, pesus käia ja nii edasi. Ja täna ilmselt siis läheme ka sama rada, et võtame ikkagi mingi odava bookingu endale. Ma arvan samamoodi mingi $70–100 on öö. Ja vaatab, äkki saab mingi koha, kus on pesumasin ka, sest et see sama valgesärk, mis mul selles on, selle ma läbustasin nüüd just, ma ei tea, mingi 10 minti tagasi ära või. Sõin seda burgerit ja burgeri paberi vahelt tilkus seda kuradi vett või vedelikku ja plekid peal pekkis. Ja teine samasugune särk, mingi bees äkki või. Selle ma määrasin ka kuskil ära. Äkki jah, täpselt samamoodi, sõin autos Mäkki ja kuradi see friikate kaste tilkus peale ja ongi pekkis. Aga nojah, igav jutt, pikk jutt on ja kurat 7 minutit mingi lobisend. Katime siit palju paska välja, kas üldse paneme seda kõik, eks ma näe. Hotellis on aega tegeleda selle video editamisega. Aga jah, see video on väga põnev ei tule, sellepärast, et palju on sükest jutuajamist, pole väga midagi näidata ka hetkel. Et võibolla kui siin ookeani äärde ära saab juba vaated ilusamaks lähevad, et siis on mida näidata. Praegu sõit suht kulgeb nii, et üks pikk sirge ümberringi, mitte midagi ei ole. Et okei, siin tuleb mingi kaevandusrong,
seda võib-olla oleks tahtnud näha, kuigi samas mitte midagi põnevat pole, lihtsalt kollane vedur ja mingi, ma ei tea, mitu tuhat kuradi vagunit tal nüüd järel on. Ikka päris sitaks. See peab kütet ja kõike. Selge pilt. Kuule, aga mis seal ikka? Räägime pärast edasi.